tere tulemast vaatama ja kuulama meie esimest saadet Uusmaa ärikinnisvara podcast. Meiega on liitunud siin täna Fred Linnuvit. Tere Fred! Tervist! Kes räägib meile täna siis tootmispindadest. Tootmispinnad on ju täiesti eraldi spetsiifika, et kas seal on mingisugune asi, mida peab jälgima, on nad koondunud kuskile kindlasti piirkonda, et kuidas ma saan eristada näiteks ladudest tootmispinda siis? Tootmispindade puhul ongi sõna spetsiifika, on nagu märksõna, et seal on nii palju erinevaid detaile erinevate tootmiste puhul, mida tarvis on teha, ehk et tootmispindusi ehitatakse spetsiaalselt tootmiste jaoks. Kui me räägime niisugused 3000 pluss tootmispinnad. On olemas väiksemaid trükikojad näiteks, kes sobivad ka laopindade peale sisse. Mõningate mugandustega, ehk et on tarvis ehitada siis seal kas siis mingi viiskusregulaator sinna sisse hoonesse ja nad ei vaja nagu mingeid erikonstruktsioone, vaid pigem võib-olla sisekliimat ja on ka neid tootmisi, millel pole üldse mingisugust sisekliimat ega midagi tarvis, laopinna peal ideaalselt saavad hakkama. Ja kui me räägime tegelikult mingist spetsiifilisest tootmisest, siis nende jaoks tarvis tihtilugu kas väga palju elektrit, väga palju vett, väga palju gaasi või siis näiteks ka väga palju lihtsalt tühja väliplatsi nii manööverdamiseks, suurte asjade hoiustamiseks. Tootmispindade puhul võib olla ka oluline mõningal puhul ka raudtee ligipääs. Et seal on sellist spetsiifikat on nagu palju. Suured uksed, kõrged laed, telfer sees, raskuse kannatavad põrandad või siis mille punktkoormus peab olema väga suur või siis on kohati väga suur, kuhu tulevad mingid seadmed. See tuleb nagu vundamendi juures juba arvestada. Ehk et tootmispindusi nagu täna spekulatiivselt ehitada ei ole mõtet. Et pigem need tootmispindade siis ütleme majanduslik sinusvõid. Kui me räägime siin büroodest ja kaubandusest, kus ta järsku võib nagu kukkuda, mingi hetk ta tõuseb, need hinnad tõusevad, kõik läheb jälle üles, majandus läheb üles ja jälle kukub, et on niisugune nagu natuke nagu niisugune südamehaige sinusvõid, et siis tootmispindadel on ta ikka suhteliselt lauge. Läheb nüüd rahulikult, sest et seal vaadatakse pikka perspektiivi. Need tootjad täna juba Eesti Vabariik on nii vana, et saab öelda, et nad on kaua turul olnud, osad suuremad. Neil on välja kujunenud partnerid, neil on välja kujunenud tarnekohad ja need asjad ei kuku nagu nii lihtsalt tagant ära. Ehk siis koroona mõjutus pole olnud neil nii suur kui bürokaubandus. Kui ma kinnisvarasektorist vaatan seda, kindlasti on see neid mõjutanud ja ma ei saa siin rusikaga rinda taguda, et ei ole, aga kui ma vaatan nagu kinnisvarasektorist, siis täna on sellist, et keegi koroona pärast otsiks mingisugust uut suurt tootmispinda, seda ei ole. Pigem nagu otsitakse just uuemat toonet, et oleks mugavam toota, laienemised, siis on uued seadmed, mille pärast on tarvis suuremat pinda. Või siis uuemat pinda, et töölogistika oleks mugavam. Isegi kui pinna suurus ei muutu, siis töölogistika on mugavam. Osad seadmed vajavad enda ümber ruumi. Need on need põhjused, miks nagu otsitakse. Või siis ollakse ka, täna on ka kliente, kes on lihtsalt vanemate pindade peal. Nad on endale aastatega teinud korraliku kliendibaasi, neil on tellimused, nad teevad midagi väga spetsiifilist, mida see koroona niivõrd ei mõjuta ja otsitakse lihtsalt, et olla uuema, mugavama pinna peal. Ja ütleme, see ei ole üks põhjus, et otsida uut pinda, aga paljud kliendid nagu märgivad seda, et kui neil tuleb mingi välis delegatsioon, et siis nad ei saa viia neid vana pinna peale. Ehk et kui täna Eestis ikkagi toodetakse mingit täppisasju kohati veel vanades tsaariaegsetes mingites
katlamajades. Reaalselt olen näinud patijopedega inimesed tulevad tööle, toodavad ülitäpseid detaile kuskile Suurbritannias mingisse raketitehasesse. Valatakse Eestis mingeid alumiiniumdetaile ja muid metalle kokku. Aga töötingimused on kohutavates tingimustes, jaa. Et siis nagu see on see koht, kus nad kindlasti otsivad endale nagu paremaid väljundeid. Ja kui me võtame nüüd osad piirkonnad näiteks nagu Paljassaare ja ka siin Mustamäe piirkonnad, siis tootmine liigub vaikselt linnast välja linna äärsetesse tehnoparkidesse ja ütleme, vaadatakse ringteest sissepoole pindasid või maad, kuhu saaks ehitada, et linnast välja saada. Selleks on erinevad põhjused. Üks põhjus on see sama, et need vanad aegunud pindade peal, mida lihtsalt on nagu üks asi on kole näidata oma välispartneritele, teine on inimeste töötingimused on kehvad. Yeah. Seadmed saavad seal võib-olla mingit niiskuskahjustusi, ebastabiilse kommunikatsioonide või üldse hoone enda pärast. Ja teine asi on see, et linna sisse tehakse mingid uued planeeringud, vanad tootmishooned, kohati siis kas lõhutakse maha, neid sunnitakse kolima. Et põhjused on erinevaid, aga nad kolivad linnast välja vaikselt. Aga need hinnaklassid on ka siis loomulikult, mida rohkem Tallinnast välja lähed, seda soodsamaks lähevad hinnad ja lepingu pikkused on ka praegu siis erinevad, et räägiks natuke lepingu poolest. Hinda mõjutab ehitushind tegelikult, et selles mõttes ei ole vahet, kas ehitad selle hoone Tallinna Laki tänava piirkonda või sa ehitad selle hoone Vaita, sul on täpselt üks sama ehitushind. Maa hind on teine ja sealt võib-olla see üürihind nagu tuleb teiseks, ehk et ei ole otstarbekas, ehk siis selle maa peal on otstarbek on näiteks Laki tänavale midagi muud ehitada, millega saab rohkem üüri küsida. Tootmine pole valmis seda maksma. Aga suurel määral, kui me võtame Tallinna ringtee ümbruse tootmise hinnad, see sõltub jälle, tuleme tagasi spetsiifika juurde. See väga palju sõltub sellest, mis see üürihind on ja kes, mis investeeringuid teeb sellesse tootmise spetsiifikasse. Mis toonest, siis see on ikkagi jämedalt selline 4,5-5 eurot ruut. Nüüd hakatakse spetsiifikat juurde panema, suurem vool, elekter, suurem vesi, suurem gaas, palju platsi. See juba kõik, iga asi tõstab seal oma kohta hinda. Ehk et laias laastus võib öelda, et sükene 5,5 on sükene uute tootmishoonete üürihind. Ja kas investorid vaatavad praegu tootmishooneid kui võimaliku investeerimisobjektini ka, et pigem ostavad sellist nagu pikemat lepingut? Ja jälle tuleb see spetsiifika, eks. Kes maksab spetsiifika, et ikkagi seal on pikad lepingud. 5 ja 10 aastat, suured tootmised 10+ aastat vaatavad annale. Täna tegeledes nüüd siis mina ise nagu tegeledes rohkem ja ainult nende ladude ja tootmispindade ja tehnoparkide maadega. Ma näen, kuidas osa tootmised otsivad endale ise et osta, ehk siis nad võtavad maa, võtavad ehituspakkumised ja nad jäävad ise omanikeks. Et ei lähe nagu üldse selle teed, et oleks keegi, kes neile üürile annab seda. Et see, kes üüril ja see on nagu praeguste klientide puhul mul on see valdav, et otsitakse oma tarbeks. Need, kes üürile jäävad, on pigem mingisugused väiksemad tootmised. Me räägime siis väiksema all, ma pean silmas sellist 1000+, see, millest ma räägin nagu oma tarbeks, on selline 3500 ja sealt üles tootmised. Ehk et investori jaoks tootmine ei ole võib-olla kõige parem sektor. Pigem on täna suured fondid vaatavad sellist ülirahulikku rahavoogu, mis on siis suured logistikakeskused või laopinnad, et fondid on hakanud neid küsima.
et see äri on nagu stabiilsem ja see tagab siis investorile siukse rahuliku une. aga sellega me täna lõpetame, aitäh, et tulid ja järgmisel korral siis räägime juba ladudest.